Niimoodi. Täna on plaanis rääkida sellisest asjast nagu kui saadetakse või kanaldatakse, nagu öelda, surnute energiat. Ja probleem on selles, et see surnute energia liigub kas mööda jalga või mööda kätt niimoodi. Ja esimene tunnus on, kui see surnute energia on tulnud, siis teil hakkab see käeliiges siin kohutavalt valutama. Sest siin on nagu suke vahekoht, siis see energia ei saa nagu siit liigesest üle minna. Ja nüüd järgmine laks on see, kui ta on siit üle läinud, siis ta jääb siia pidama, küünanukki jääb pidama. Ja teil tekib siin küünanukis suke põrguvalu nagu. Või kui ta mööda jalga tuleb teil üles, siis esimene laks on, jääb teile põlve siia pidama. Ja kui ta on põlvest üle tulnud, siis ta on teil siin puusaliigesest niimoodi. Ja seletan teile põhimõtte ära, kuna see Egiptuses on, nagu öeldakse need nõiavärgid või see Egiptuse salamaagia, nagu siin üleval on näha need rituaalid, kus seal jädustatud nagu reljeefidena. Siin on siis siin allpool on näha, kuidas siin muumiat ära kasutatakse surnu energia, ühesõnaga transformatsiooniks, nagu öelda kuskile. Et see on suke väga vana asi juba, kus sellised asju on kasutatud. Nüüd on siis üks võimalus, et kuidas me siis sellest lahti saame, sest mingisugust meditsiinipoolsed abi teil ei ole. Teil jääb see alati kohutavalt valutama. Teiseks on selline asi, et võtsin siin punase markeri, aga nüüd on siuke trikk on, nüüd oleks vaja verd ühesõnaga. Ja siis te teeksite, ütleme, mul on praegu siin küünarnukis see surnute energia pidama jäänud ja see valutab kohutavalt küünarnukk kogu aeg, ööd kui päevad niimoodi. Siis on nüüd vaja siia käerandme peale teha verega 3 sellist risti niimoodi. Ja kuna tavaliselt on aktiveeriv käsi on vasak käsi, siis mul on nüüd praegu see vasak käsi siin, siis ma pean, tavaliselt aktiveeritakse keskmise sõrmega, 3. sõrm nagu öelda. Aga nüüd on ainuke võimalus parema käega, siis ma pean 3 korda aktiveerima. Aga seda aktiveerimist saab alati teha selliselt, kui on olemas võnkur. See ei ole pendel, see on võnkur. Ja võnkur tähendab seda, et see võnke väljas aktiveeruvad märgid. Ei saa kunagi pendliga mingeid märke aktiveerida. Niimoodi, see unustage ära. Ja siin on vedelkristall võnkur, nagu öelda, ta on suke klaaspulk, nagu öeldakse, või need lõhnaõli, kus testrid või kuidas neid nimetatakse. Nii, kuna ma ei saa paremas käest seda hoida, siis püüdan vasakus hoida ja siis on ainuke võimalus, et siis põidlega aktiveerin 3 korda need ristid. Niimoodi. Kui need on nüüd ära aktiveeritud, siis näete, hakkab hästi tugevalt see võnkur tööle. Tähendab, on positiivsed ringe teeb. Tähendab, sai see märgid aktiveerusid, ühesõnaga sellisel kujul. Kuna see on paljudel inimestel selline probleem ja küsimus, siis nad mõtlevad, et see on mingisugune haigus. Ei, siin ei ole mingi haigusega tegemist, absoluutselt ei ole. See on teile saadetud surnute energia. Kes seda teeb? Mõelge hästi. Kes võib olla huvitatud teile selle energia, surnute energia saatmisest. Et praegusel ajal on üldse väga palju sigadusi tehakse inimestele ja nad ei saa aru, milles üldse asi on. Lähevad ennast sinna arsti juurde ravima, siis seal teil hoopis keeratakse täitsa tuksi kõik, sellepärast, et teil hakatakse mingid ravimid välja kirjutama ja mis iganes. Ja kuna teil ei ole
ühesõnaga selles üldse küsimus, siis te saate terve organismi kahjustuse vale ravimisega. Ja see ongi probleem, et praegu paljud inimesed lihtsalt oma, kuidas öelda teile, te ei jaga asja nagu öelda, mis teil tegelikult viga on ja lasete ennast vale raviga täiesti õhtale panna. See on teie probleem. Aitäh vaatamast!